Tere hommikust, täna on esmaspäev ja lapsed jäid täna koju, sellepärast et Luunal oli eile palavik ja nohu nüüd tuli. Ja Noora peab täna minema arsti juurde või me lähme lihtsalt kontrolli. Praegu peaks näite magama jääma. Noora siin lükkab teda ja Luuna on ka kuskil seal, jooksis sinna platsile. Lähe vaatame, kus ta on seal. Aga täna enam Luunal palavikku ei ole, näed seal ta ongi. Luuna tuleb oma kontsadega sealt. Vist nagu. Kui me minnes peab kingad jalas olema kogu aeg. Sinul ka, jah? Ja lapsed jalutavad siis neid tuttu, et tegelikult ma oleks võinud tuppa jääda. Kell on veel nii vähe, kell ei ole isegi 9, nii vaikne on. Kõik on kas siis tööle läinud või lähevad alles tööle või magavad. Ja meie oleme siin väljas juba jalutame neid tuttu, sest neid ärkas täna 6 läbi 5 minutit. Ja öösel ärkas ka 1 000 000 korda, mõtlesin küll, et ma ei tea, ma ei saagi magama jääda. Aga jah, mis seal ikka, tegelikult mul on isegi hullemaid hommikuid olnud nagu selles osas väsimuse suhtes. Et praegu mul on isegi päris hea olla. No puhu. Kosti. Ei tulegi ära. Näitu tütüp või? Ei tütüp. Piirub siit. Aga Luunat ma arsti juurde kaasa ei võta, sellepärast et ta on haige ja ämm tuleb vaatab Luunat nii kaua. Kuigi, ma ütlen ausalt, Luuna on nii suur ja iseseisev, et ta võiks üksi ka kodus olla see pool tunnikest, kui me arsti juures käime, sest arst on siinsamas. Aga eks ta on igav ja ma ei julge riskida ikkagi, sest mine tea, mis võib juhtuda, kuigi Luuna on nagu megatubli laps, ta on hästi ettevaatlik, ta on nagu ise kardab hästi palju asju, mis on ühtepidi nagu hea, et ta kardab, teistpidi on halb, et nagu ta ei julge vaata päris palju asju teha üldse nagu elus. Aga nüüd meie näituke jäi magama ja olen parginud ära sinna terrassi peale ja lähen vist tuppa koristama. Meie käisime lastega praegu arsti juures. Käisid Noora arsti juures või? Vaata siia. Mis sa arsti juures tegid? Ei tea. Ei tea või? Juba läks meelest või? Kas arst kuulas sind või? Vaata siia. Kas arst mõõtis ka sind? Jaa. Kus ta mõõtis sind? Ei tea. Ei tea, millest sa räägid. No hea küll. Netu on seal. Käisingi, pidi minema netuga nagu 6 kuu kontrolli ja siis kuna Noora sai ka nüüd 4-aastaseks, ma ikka olen käinud lastega, kui on sünnipäevad olnud ja saavad nagu uus aasta saab täis. Et siis ma ikkagi olen käinud kontrollis ära ja võtsin Noora kaasa siis. Ja nüüd Nooral kõik hästi, netul kõik hästi ja ainult see kaaluteema ikka netul on nagu ta on. Ei ole väga palju võtnud juurde 420 grammi kuu ajaga. Siin võiks rohkem võtta, arst ütles ka, et nagu ta ei ole õnneks selline nagu seisev kaal, aga samas ta ei tõuse ka niivõrd palju, kui võiks tõusta. Et ta soovitaski lisa hakata rohkem andma nagu 3 korda päevas lausa, et ma praegu olen 1 korra putru hommikuti ja arst ütles, et see on väga hea, et ta sööb 70–100 grammi putru ära 1 korraga. Et kui ta iga kord 100 sööks, siis see oleks juba super, aga praegu ei ole veel hakanud nii palju lisa andma. Et nüüd ta on 6 kuud, siis ma hakkangi vaikselt rohkem andma talle ja äkki siis see kaalunumber ka natuke kiiremini tõuseb, natuke rohkem nagu selles osas. Et ja kui ei tõusegi, siis lihtsalt ma tean, et ta saab ju korralikult süüa, aga lihtsalt ei võta kaalust nii palju juurde. Et mul on tegelikult kõik lapsed saledama poolsed olnud. Noora oli kõige suurema kaaluga, aga ta ei olnud ka mingi mega, et ma ei tea. Vast ei ole nagu hullu. Nii, Luuna jäi meil beebitooli kinni. Ma pean tooli lahti võtma. Ma ei tea, miks ta sinna läks, aga
millegi pärast läks. Tuuna, mis sa arvad, miks sa läksid sinna? Ma ei tea. Sa ei ise ka, jah? Ma teen siia kinni jälle. Jälle, sa ei ole varem olnud, et sa kinni. Nüüd peame selle lahti keerama. Tea. Mis juhtub? Tuuna saab siit kuidagi välja või? Ma sealt siia kinni. Jäädki siia, jah? Okei, ma näeme siis. Kui Luuna ütlesin, et ta peab täna magama siin. Ma ei saa nii teha. Luunat ei ole näha. Nii, Luuna. No kohe saame. Näita. Noh, nüüd saad välja. Ei, miks? Ei, mine üles poole. Jah, saad. No. Luuna kartis, et jääb sinna kinni. Ei, lähe sina uuesti nüüd sinna. Nirk. Noora mingi, ma tahan ka nüüd proovida. Ja nüüd ma pean kõik tagasi kokku panema. Ära mine. Kunagi enam ei lähe beebitooli, eks? Mul on isegi netut nagu raske sinna vahepeal sisse saada, sest see koht on nii kitsas ja see osa on nagu, siin nagu puidust. Et nagu ma ei kujuta ette, kuidas Luuna sinna sai, aga ära ta sealt ei saanud, sest tal oli valus. Panen need kokku selle siis. Tere hommikust jälle. Mina ärkasin täna juba kell 5. Neid ärkas täna nii vara, et ma tõesti mõtlesin, et ma ei tea, mis saab. Õnneks tema magas edasi. Tema hakkas tund aega veel, aga mina sain võib-olla mingi 15-20 minutit magada lõpuks pärast seda veel. Ehk siis no sisuliselt ma olen ikkagi kella 5 üleval. Ma kussutasin teda pool tundi tuttu, siis ma ootasin 15 minutit, et oleks sügavas unes. Ehk siis 45 minutit ma olin juba siis ärkanud. Siis ma läksin tagasi vootsi temaga, siis ma ei tundnud kohe und. Ja siis kui ma lõpuks jäin magama, siis ta põhimõtteliselt kohe ärkas jälle. Et nüüd ta läheb esimesse unne, kell on 8:30 ja ma olen nii väsinud. Ma olen nii väsinud. Eil ärkas 6, täna ärkas 5. Okei, täna ta ärkas lõpuks üles 6:30. Aga sellegipoolest mina ei olin põhimõtteliselt 5 üleval. Siis ma nüüd kussutan teda siis. Tahaks ka magama minna nüüd, kui Nitu magama jääb. Aga mul on veel 2 last lisaks temale ja nemad on täna kodused ja kahjuks ei saa seda luksust, et magan siis, kui beebi magab. Ekstreemjalgpall telekanalis Kidzone TV. Tere tulemast parimasse ujutavate kunstide kooli. See on kool, kus draama on sama värvikas kui noor. Naudid või? On ja on või? See on nii armas. Mul on siin väike emme, kes jalutab Nitut tüttu. Ja vaispeal lihtsalt kaasa jalutama, sest ütles, et emme tule minuga kaasa jalutama. Ma panen Nitu tüttu. Loodan, Nitu jääb ka nüüd tüttu ikka. Sest et Nitu näeb sealt ilusti Luunat ja ta terve aeg vaatab, sest Luun on nagu lühem ja see karvad ja alt on nagu näha. Mis see on, Nitu? Nitu, mis see on? Nüüd tuleb nii käima selle peale. Issand. Ei tea, mis teha sellega.
see on minu oma. Muidugi ärevaks. Nii ärevaks lähed või? Oi. Mis see teeb? Nüüd on järgmine päev ja täna saatsin Noora lasteaeda, sest et Toni oli kodus ja sain teda viia. Et kui Toni kodus ei ole, et siis mina üksi 3 lapsega ei lähe lasteaeda. Hommikul just nagu ma võin järgi minna õhtul, see on nagu okei, aga hommikul lihtsalt ma ei suuda, mulle ei meeldi hommikuti väljas käia. Eriti kui mingi unine või eriti kui meil talvel jahe väljas, siis nagu üldse ei tahaks välja minna. Et täna oli hommikul Toni kodus ja siis ta sai Noora viia lasteaeda Luna. Jäi veel koju. Et kuigi tal nohuga enam midagi hullu ei ole, ma jätsin ta ikka koju, sest et siis nad saavad puhata Nooraga üksteisest. Nad viimasel ajal ikka nii räigelt kaklevad koos, et no mitte füüsiliselt, no vahepeal ka füüsiliselt, aga nad ikka vaidlevad ikka omajagu. Et siis täna saavad mõlemad puhata, Luna saab rahulikult kodus olla, saab võib-olla tervemaks, kui ei ole seda stressi, et õega peab kaklema. Ja on nii või? Ja Noora saab ka rahulikult siis lasteaias olla, sest nüüd nad läksid tagasi ju ühte rühma. Nad olid esimene aasta, kui Noora läks lasteaeda, olid nad koos ühes rühmas, siis järgmine aasta nad läksid eraldi, sest Luna viidi üle teise rühma ja nüüd 3. aasta, kui Noora on nagu lasteaias olnud, siis on nad nüüd jälle koos ühes rühmas. Et noh, praegu muidugi hullem periood, sellepärast, et nad tahaksid võib-olla rohkem olla eraldi ja kui nad on nüüd lasteaias ka koos, siis võib-olla raskem. Aga ma ei tea, ma võib-olla pean hakkama tegema neile niimoodi neid puhkepäevi, et üks ongi kodus ja teine on lasteaias ja siis järgmine päev on vahetus ja niimoodi käivad võib-olla siis lasteaias. Mul õnneks on võimalus teha niimoodi, sest ma olen ise kodune, on ju, aga ma ei tea, et teisalt on see nagu endale ka raske, et noh, tahaks ikkagi beebiga ka vahepeal üksi olla ja et kui kogu aeg keegi kodus on nagu suurematest lastest, siis on ikkagi, noh, ikka pean ju rohkemate laste eest hoolitsema. Aga üldiselt, kui suuremad lapsed kodus on, siis on mul mõnes mõttes kergem ka, sellepärast, et nemad siis saavad vahepeal vaadata netu eest ja talle mingi mänguasju tuua või kui netu läheb palja põranda peale, kus vaipa ei ole, siis netul on käed püsti ja tema enam edasi ei liigu. Et siis ongi see, ja siis ta hakkab nagu pahandama lõpuks, sest et ta ei saa edasi liikuda. Ja siis ongi hea, kui on suuremad lapsed kodus, kes saavad siis teda ära tõsta sealt vaiva peale tagasi. Ja siis saan mina näiteks, ma ei tea, koristamisega edasi tegeleda samal ajal, et nagu neist on nagu kasu ka ikka. Et kui nad kodus on. Ja koristavad väga ilusti enda järgi, et selle osas on hästi, eriti kui on üksikud, et nad ei ole koos kodus, et siis nad kuulavad palju sõna ja on tore nendega. Aga kui nad koos on, siis nad ikkagi räuskavad ja kaklevad ja vaidlevad ja seda väga ei taha. Aga ma arvan, et selleks korraks on kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video. Nüüd ma räägin, telefoniga on nii hea lihtne filmida, mul tuleb nii palju videosid nüüd. Et eriti kui on tegevust ka veel, siis on nagu nii tore lihtne võtta telefoni, filmid ja mulle nii meeldib selle telefoni nagu kaamera kvaliteet ka, et see on palju parem, kui mul vana nagu see hübriidkaamera oli ja mis ma kõige esimesena ostsin, kui ma üldse vlogima hakkasin. Muideks me vaatasime Lunaga ja üldse lastega vaatasime üks päev neid täitsa vanu videosid. Kuidas sulle meeldisid need videod? Hästi. Mis seal videodes olid? Kui me elasime isiga linnas ja teid üldse ei olnudki veel. Ma ei tea. Aga meeldisid need videod või? Siis oli jah. Ma vaatasin, ma töötlesin videosid üldse teistmoodi, nii ägedad olid siuksed montaažid või nagu sellised, mis see nimetus oli, ma ei mäleta enam isegi. Kui sa paned muusika taustaks ja siis on mingid ägedad klipid teinud ja mingid kiirendused ja asjad ja
tegin nii ägedaid videosid ja nüüd ma lihtsalt... Nüüd ei ole enam aega sellist. Viitsimist ka ei ole ausalt öeldes. Aga vähemalt ma teen mingid videodki. Et võib-olla siis, kui lapsed on suuremad ja mul on rohkem seda energiat sisse tulnud, et ma olen nüüd mina ise, mitte ainult ema ja hoolitseja, et äkki siis ma saan jälle hakata tegelema sellega rohkem, noh, et ma teeks nagu ägedamaid videosid. Aga praegu on isegi tore, et ma nii palju olen minu arust juba valmis teinud, et see on vist 3. video nüüd, pärast seda, kui ma sain uue telefoni. Et jah, aga loodan, et teile meeldis see video. Kui te meeldis, võite thumbs up panna ja kui te ei ole veel subscribe inud, siis võite ka seda teha ja Instagramis võite ka jälgida, et mul on seal descriptionis on Instagram kirjas, et sealt saate siis vaadata minu Instagrami. Aga järgmises videos näeme. Tšau! Siia. Tšau!